Tere! Välekil on tuli. See on kõige kuumem praegu. 2% õpilastest vaid ei kasuta. See, kes arvas tuleta, et läbi saab veel hiljaaegu, täna juba ruttab ennast panna põlema. Või siis ratas, jube tähtis mitte jääda maha. Ratas tuleb, tahame me seda või ei taha. Sestap ratast rakendagem julgelt, kergemalt. Mitte kõige rohkem, aga kõige targemalt. Me teate, mis tegelikult rakendame ikka kõige rohkem. Paneme presidendi, Riigikogu, kohtu, politsei, iga viimase küünetehniku autokompliit peale ja müüme seda revolutsiooni, kuni igal põlvepikkusel poisikesel on oma päris tehiskaaslane. Kuni iga uksekell, igal õhtul, iga naabri kohta uue profiili koostab ja nuti, sita, poti valvsus ei lähe kunagi looja, sest Amazoni pilve otse laadib suur rooja, ehkki uriinist COVID-diagnostika toimub jätkuvalt on device. Välekil on terava servaga kivi. Just naiste ja väikeettevõtete jaoks on ülioluline mitte terava servaga kivi juurutamises maha jääda. Ega terava servaga kivi su tööd ära ei võta, aga võtab teine naine, kes teab terava servaga kivi. Juba täna ettevõtted koondavad massiivselt töökohti, sest terava servaga kivi. Tegelikult on aeg murelikul ilmel kaamerasse vaadata ja tõdeda, et siin samas lähedal varitseb kõigi inimeste võimeid ületava üldise terava servaga kivi oht. Küsimus ei ole mitte kas, vaid kuidas see inimkonna hävitab. Kabelimatsu paneb tõenäoliselt kõiki inimesi ületav üldine tuli. Kaalutakse tehingut, mis tõstab tule turuväärtuse üle pasatriljoni. Igasse koopasse, jahimaale, alepõllule, õieti igale õiele, põletav igale põiele, ikka alle A ja alle I ja valle ra ja valle ri ja simulatsioon ja simulatsia. Sina pead oma aju pilve panema, et ma selle sulle tagasi saaksin rentida. Oma igapäevast 4A4 pikkust AI teadvale tuleku dialoogi pead sina genereerima. Sina pead jätma armastuse ja oma perekonna ja kummardama linnamarsil ja kosmose andmejaamasid. Ja sina pead tapma ja röövima ja himustama oma ligimese naist ja koda ja sulast ja härga ja eeslit ja kassi, sest lõppude lõpuks esiteks see kõik on vaid simulatsioon, mis teiseks päästab meid tüütutest kohustustest ja kolmandaks maailma lõpust, nii nagu sa seda siiamaani ette kujutasid. Nüüd ja igavesti raha, võimu ja terava servaga kivi nimel. Aamen. Nii. Aga meil on teisiti. Sest et me oleme Eestis, mis on super tore riik. Selles mõttes, et meil on juba aastaid hoopis teistsugune plaan. Ja viimane tore dokument on Eesti digiühiskonna arengukava 2035, kus on toredad märksõnad sees. Need on lihkunud aastate jooksul, olles seda jälginud järjest ettepoole, järjest olulisemale kohale. Tagumistesse ridadesse võib-olla ei paista. Inimkesksus, inimeste põhiõiguste kaitsmine, vabadusi hoidev digiriik, inimeste endi kontrolli all olev riik, riigipoolse andmekasutuse kontrollitavus inimeste poolt. Need märksõnad on meil pidevalt sees ja mulle teeb rõõmu, et seal umbes 10-12 aasta jooksul, mis ma olen olnud inimese ja tema kohta käivate andmetega seotud, siis need jõuavad järjest rohkem sellesse kohta, kus sa tuleb nende üle rõõmustada. Mulle tundub, et slaidid lähevad iseenesest edasi ilma, et ma klikkima peaksin. Aga see võib-olla ongi hea. Praktiliselt see tähendab seda, mida? Näiteks andmejälgija, andmenõusoleku teenus, Eesti.ee, riigiäpp. Kõik need on sellised näoga inimese poole rakendused, mis ütlevad meile midagi selle kohta, kuidas riik meie andmeid kogub, kuidas ta neid töötleb.
Proovime jälle käsi tõsta natukene, et tõstke palun käsi, kes on kunagi tšekanud sellist kohta nagu andmejälge, kes on vaadanud andmejälgijast oma kraami. Väga tore, aga kes on kasutanud andmenõusoleku teenust vana nimega nõusoleku teenus? Üks inimene, natuke rohkem. Näiteks, et kui olete pangale andnud ligipääsu oma maksuandmetele, siis tavaliselt see käib nõusoleku põhiselt. Tõstke veel käsi, et kes on täna seksist mõelnud? Okei. Hästi oluline on olla tähelepanelik, mis andmeid te jagate, eks ju, mida te endast välja lasete. Iial ei tea, mida teie käest avalikus ruumis küsitakse. Või on juba küsitud ja need andmed on juba olemas. Kõiki salvestatakse. Ja siis, kui enam tagasi pöörata ei saa, siis vähemalt on hea vaadata, et kuidas keegi neid andmeid siis kasutab. Nagu öeldud, need asjad tõesti meil olemas. Ja mis siis juhtus umbes aasta aega tagasi, oli see, et Justiits-Digiministeeriumist tuli tellimus kogu Eesti rahvale hanke näol, et nüüd oleks aeg ära teha see asi, millel oli sildina arengukavade lisades, tegevuskavades laagerdanud külge selline lipik nagu digitaalne kaksik, inimese digitaalne kaksik. Ja kaksik, mitte digimina esialgu. Ja hägus eesmärk oli selle olemasoleva pinnalt, et teha kasutajasõbralikumaks ja huvitavamaks need samad andmejälg ja andmenõusoleku teenus, anda parem ülevaade ja nendest andmetest, mida riik töötleb ja käsitleda ka arengupotentsiaali, mida saaks teha veel paremini. Mis kõik näitab meie riigi korraldajate head tahet ja arusaamist, et tänapäeval inimese suhe oma andmetega ei ole mingi niisama asi, mille võib lihtsalt kuhugi teisejärguliste asjade nimekirja lükata, vaid äärmiselt oluline nähtus, millele tuleb pidevalt tähelepanu pöörata, et võib-olla näiteks selleks, et mitte inimesi häirida sellega, kuidas üldse nende andmeid töödeldakse. Ja hange, mille just Digiministeerium tegi, oli üsna vägev selles mõttes, et asi, mida telliti, tuli endal välja mõelda. Ja esimene asi, mis siis, ma ei tea, mida teised ettevõtted pakkusid, aga Cybernetica Aktsiaselts pakkus omapoolse kontseptsiooni ja üks esimese asju, mida me seal pakkusime, oli see, et võib-olla võiksime seda asja nimetada pigem millekski muuks, mitte digikaksikuks, näiteks digiminaks, sest et teie kindlasti paljud tehniliste inimestena olete teadlikud, mida digikaksik tähendab tavakäsitluses, on mingisuguse tavalise füüsilise olemi nagu mingi masin või tehas või terve linn, selline digitaalne mudel, mis võrreldes mingi lihtsa mudeliga toimib kahesuunaliselt, et kui midagi toimub füüsilises olemis, näiteks lennukimootoris, siis selle kohta andmed kogunevad sinna digitaalsesse kaksikusse, aga digitaalne kaksik võimaldab ka keerata nuppe ja kangikesi, siis midagi hakkab juhtuma selle füüsilise olemiga. Ja kui andmekaitse ja inimõiguste juristid selles kontekstis kuulsid sõnapaari inimese digitaalne kaksik, siis ajas neid kõiki sageli väga elevile selle mõttega, et tagajalgadele lausa, et tundus, et kumab see perspektiiv, et riigile tekib kodanikest digitaalne kaksik ja riik saab hakata reguleerima, et mida siis see füüsiline olem teha või mõelda või tunda võiks. Ja see ei olnud nüüd kõige suurem põhjus, aga üks põhjus, miks digimina tundus mõistlik mõte sildina sinna juurde panna. Ja esitasime sellise üldise uurimisküsimuse, et milline siis peaks olema inimese roll ja positsioon ja kogemus Eestis andmepõhise ühiskonnana, võib seda nimetada andmete ökosüsteemiks. Andmete ökosüsteeme on erinevaid, eks see on Apple'i ökosüsteem ja Google'i ökosüsteem. Eesti riik on ka mingisugust moodi andmete ökosüsteem. Suur osa meie andmete ökosüsteemist on hästi killustunud tuhandete erinevate teenuste vahel, kuhu me natukene oleme enda kohta andmeid poetanud, eks ole. Võib-olla see on nagu sanity checki kontroll või koht,
tahate jälle kätt tõsta, et veri liiguks, et kuidas tundub, kas on nagu relevantne probleem üldse, mida lahendada või kas on üldse arusaadav? Et võite, kes julgeb anda märku, et see tundub midagi relevantset, see, et mis roll inimesel on või et see vähemalt on arusaadav, tõstke kätt, siis ma tean, kus kohas ma umbes olen. Okei, midagi. Mitte liiga kõrgel, aga käsi ikkagi tõuseb. Hakkasime minema, uurimaks asja, mida me otsustasime, me käigu peal mõtleme välja, mis asi see on. Ja tekitasime sellise embrüonaalse kontseptsiooni, et mis on kõik need dimensioonid, mida pidi oleks mõistlik kirjeldada seda, mis toimub inimese ja tema andmete vahel. Või inimese andmetega temast endast sõltumatult, millest ise võib-olla isegi teada ei saa. Ja tundus nagu loogiline tõmmata umbes sellised dimensioonid, et me soovime kirjeldada andmete ja tehnoloogiate, protsesside, kasutusjuhtude, teenuste, sündmuste, regulatsioonide ja väärtuste kõige all vundamendis kogumit, mis siis inimese suhet tema kohta käivate andmete ja nende pinnalt toimuvate toimingutega kuidagi kirjeldaks võimalikult terviklikult. Selleks, et oleks võimalik seda mõtestada, oleks võimalik seda tunnetada, mõtestada, aru saada, võib-olla selle peale isegi midagi ehitada. Näiteks Eesti riigis, näiteks eraettevõtetel, nii edasi. Sest et ma võin teile kinnitada, et see trend, et inimene ja tema andmed käivad kokku, see arusaamine, on juba väga pikaajaline, see on vanem kui GDPR. Ja need väärtused, mis ka Eesti digiühiskonna alusvisioonides ilusti kirjas on, et need on põhimõtteliselt fundamentaalsed need põhivabadused, fundamentaalsed väärtused, mida inimestele juba enne digikeskkondade tekkimist nagu taheti lubada kõikidele võrdselt, aga nüüd viimased aastakümned seoses digiruumi plahvatusliku kasvatamisega, nad on muutunud järjest olulisemaks just digiruumis ja on muutunud olulisemaks sellepärast, et tundub, et neid alati mitte ei järgita digiruumis. Ja jällegi siis üks aspekt, mida analüüsisime, needsamad Eesti digiühiskonda puudutavad visioondokumendid, arengukavad, neid lähemalt silmitsedes tuli välja, et päris hästi on sinna sisse põimitud need sellised fundamentaalsed arusaamad. Kõige all muidugi see, et inimestel on mingid põhiõigused ja et inimene ei tohi muutuda väikeseks mutrikeseks, vaid et inimene ikkagi kõlab uhkelt ja võib-olla kõige olulisemalt, mis meil ühiskonnas on. Kõik teised asjad sinna peale, mis hoolitsevad selle eest, et midagi halba ei juhtuks. Miks meil on vaja üldse sellise teemaga tegeleda? Kõige all põhiväärtused. Selleks, et me saaksime neid põhiväärtusi tagada digitaalses ruumis, peame me juba mõtlema selle peale, et kuidas me neid siis tagame. See on terve suur ports, on erinevaid probleeme, trende, nähtuseid, avastusi, mis tekitavad sagedamini probleeme, mida tahaks lahendada. Mõnikord annavad ka võimalusi, mida ära kasutada. Aga millest paljudes nagu see hõõrdumise koht või edasimineku takistus seisneb just selles, et inimene ja andmed kuidagi ei jõua kokku, et inimene nagu ei saa aru või ei suhestu oma andmetega. Ja neid et need on need teemad, mille peale siis võiks mõelda, kui me nagu proovime lahendada suuremat küsimust, et inimese roll ja positsioon andmepõhises ühiskonnas oma andmetega. Et meie andmed on laiali, me ei ole neist teadlikud, mis tähendab, et meie võimekus kas näiteks privaatsuse mõttes enda eest seista või siis oma andmeid kuidagi kasutada, väärindada, on madal. See tuleneb suuresti sellest, et inimeste organisatsioonide positsioonid on ajalooliselt hästi ebavõrdsed andmete kasutamises.
Identiteedi ja mina hajusus on suur probleem. Tõsi on, et Eestis meil on digitaalne identiteet, enamikul meist on väga suured identiteediühikud suurte platvormi pakkujate kaudu, kes aitavad meil näiteks sisse logida igale poole, Google ja Apple, aga meil puudub selline ühine terviklik digitaalne identiteet, millega igale poole siseneda nii, nagu me täna siit ruumist füüsiliste isikutena sisse astusime. Privaatsus on sageli illusoorne, me teame seda, et isegi seal, kus lubatakse väga ilusaid asju, siis kui reaalsus tähendab midagi muud, aga ka inimese sisemiselt on väga suured vastuolud privaatsuskäitumises. Ütleme, et privaatsus on hästi oluline ja siis tõmbame järgmise taskulambi äppi endale, mis meie asukohta hakkab jälgima. Andmete kvaliteet kõige all, et üldse saaks neid kasutada ja mõistlikuks pidada. Andmete kasutamine selleks, et oma elu juhtida, et enda kohta midagi teada saada, mis on väärtuslik. Või et saada midagi sellist teada, mis on ühiskonnale kasulik. Kasutada neid võimalusi, mida tehnoloogia meile pakub. Meil on mingisugune hulk raamistikke, mis täna kirjeldavad seda, mida me võime nimetada inimese suhteks tema andmetega. Ja see ei ole kuidagi pidi nagu täielik loetelu, mis meil siin on, aga et need on siis inimese ja tema andmete suhete vormid, kõigil oma plussid ja miinused. Näiteks, et andmed kui suhe ise endaga, kõige lihtsam näide on see, et teil on mingisugune pulsikell või sammulugeja, või telefoni peal, ja suhestute sellega kuidagi, vaatate, pagan, täna ei saanud seda 10 000 sammu täis. Miks mu pulss nii kõrgele läks või jälgite oma unerütme, eks ole. Andmed aitavad ise endaga suhestuda. Enda kohta midagi avastada. Samas negatiivse poole pealt, eks ju, kui me liiga palju jälgime andmeid, kuhu siis kaob intuitsioon ja päriselt iseenda tunnetamine ilma tehnilise abivahenditeta, et kas on vaja vahendatust tingimata. Agentsus. Kui meil on andmete üle kontroll, siis me saame ise valida, kuidas neid kasutatakse ja mis sellest meie ja teiste jaoks juhtub. See võib olla väga võimestav kogemus, aga see võib olla ka üsna koormav kogemus, kui pead päriselt tegema otsuseid. Kõige hullem, kui peaksid iga kord, kui keegi tahab andmeid kasutada, mingisugune otsuse tegema. See võib olla, me ei anna endale aimu, kui palju seda toimub, et me ei saa iga kord sellist otsust teha. Enesemääratlus, andmed kui identiteedi osa, eks ole. Kontroll identiteedi üle võiks olla inimese enda käes. Meil praegu on selline identiteet, mida meile pakuvad mingid institutsioonid, olgu siis riik või suur eraettevõte, kes kinnitab mingisugusel määral, et jah, ma usun, et see inimene on see isik on see isik ja me saame teha asju, mis sellest, mille jaoks selline tuvastamine on vajalik. Kas identiteet saaks olla kuidagi inimese enda kontrolli all? Sest et me ise teame kõige paremini, kes me oleme, eks ole. Sellel on omad plussid, sellega kaasnevad ka omad riskid, eks ole, kui anda identiteet inimese enda kontrolli alla. Kõige tavalisem, ehk me seda võib-olla ei teadvusta, andmed transaktsioonide osana. Iga kord, kui me räägime tasuta teenustest, siis need andmed on see, millega me kaudselt nende tasuta teenuste eest tasume. Need võimaldavad meil andmete väärtust rakendada, eks ju. Me ise ei ehita tõenäoliselt või vibe-code'ime võib-olla, aga mitte igaüks veel ei ehita endale rakendusi, mis neil võimaldavad enda andmeid kasutada. Aga suurtel tehnoloogiaplatvormidel on selleks lahendused olemas ja siis nad pakuvad meile väärtust meie andmetest, see on nagu mõistlik, et midagi annan endast ära, siis saan mingisugust väärtust vastu. Omaette küsimus, et kas see väärtus on tasakaalus, eks ole. Omaette küsimus on, et eetiliste aspektide kohta. Miks meil on GDPR on sellepärast, et sajandi alguses, kui digisfäär ei olnud üldse veel nagu nii kaugele arenenud nagu täna, siis Saksa härrasmehed hakkasid tundma, et need isikuandmed on nagu midagi sellist, mis on nagu inimesele nii nahalähedane, et see on peaaegu nagu inimese keha osa. Ja me teame, et meie õigusruumis ja moraaliruumis ei ole lubatud oma keha kuidagi siis transaktsioonidesse eriti anda. Me võime oma tööaega müüa, aga keha kas osakaupa või tervikuna ei ole lubatud meil müüa.
Ja võib-olla on andmetega sama lugu, et äkki ikka ei ole eetiline kristlikus väärtusruumis oma andmeid transaktsioonidesse suunata. Äkki ei ole eetiline küsida inimese käest isegi andmeid, eks ole. Ja selge see, et andmetel on kollektiivne ühiskondlik dimensioon ka, ja jällegi, et me saame oma andmeid jagada, see tekitab suuremat sidusust, kasulikkust üksteisele. Samas alati on nagu privaatsus teisel pool, et kas see on ikka see, mis ma tahan. Kas ma olen valmis selleks. Ja kui me tahame ehitada asju, mis võimaldavad neid võimalusi kasutada ja probleeme lahendada, selge see, et peame pöörama erinevatele aspektidele, teie teate paremini kui mina, et neid on rohkem kui siia pildile paigutatud, tehnoloogia, organisatsioonid, inimesega seotud aspektid, kõik see, millest juba räägitud, ühiskonnaga seotud aspektid. Miks see siin oluline on sellepärast, et me lihtsalt proovisime vastata küsimusele, miks, mis ja kuidas, ja siis kuidas, et me peame kõige sellega arvestama, suurte teguritega tuleb arvestada ja meeldetuletus, et inimesega seotud asjad on hästi olulised seal, kus on suur surve rakendada tehnoloogiaid ja muud masinavärki, nagu näiteks riigi masinavärki. Et mitte pimedas niisi lahmides me küsisime inimeste käest, et tegime esindusliku populatsiooni küsimustikku, et kuidas inimesed oma andmetesse suhtuvad. Ja tegime latentsete klasside analüüs, et vaadata üle paljude küsimuste, kus me puudutasime privaatsushoiakuid ja privaatsustundlikkust, usaldust riigi vastu, kontrollitarvet riigi suhtes, digitaalne aktiivsus mitmes mõttes, kuidas tunnetatakse andmeid ja nende tähendust, kuidas andmete ühiskondlikku väärtust tunnetatakse, kõik need küsimused kallasime kokku, profileerisime inimesi. Saime kolm inimeste klassi. Teadlikud ja kriitilised kontrollijad, kes soovivad rohkem infot selle kohta, kuidas riik nende andmeid kasutab. 45% vastajatest on päris suur hulk. Selles rühmas rohkem naisi, rohkem 45 vanemaid inimesi. Keskmise suurusega rühm 35% vastajatest, süsteemi usaldavad inimesed, kes hea meelega delegeerivad oma andmete kasutusele riigile ära, kui nad saavad selle eest väärtust, mugavust väärtust. Läbipaistvus ja kontroll ja privaatsuse argumendid ei ole nii olulised nende jaoks andmete kasutamise juures. Pigem andmed on teenuse saamise vahend. Ja kolmas grupp, 20% vastajatest, pigem passiivsed kõrvaltvaatajad, vanemaealised, väiksema sissetulekuga. Nad ei tea, kuidas nende andmeid kasutatakse, kuidas seda kontrollida, soovivad, et riigil pigem oleks nende kohta vähem andmeid, et riik sekkuks vähem nende ellu. Aga üldisemad andmed on nende jaoks abstraktsem nähtus, et teised uuringud, mis ma olen teinud, näitavad ka tegelikult, et kui inimesel on elulisemaid probleeme kui see, et mis mu suhe andmete kõik olla võiks, siis ei ole lihtsalt see nagu väga teema ja ei tunnegi huvi. Eks. Keskmise rühmas rohkem mehi ja rohkem nooremaealisi. Mõtlesin, et kui me siin juba oleme koos, kes viitsib skännida QR-i skänniga või pange Slidos see kood ja mõelge, et nii palju kui meelde jäi, et missugusesse rühma teie ennast liigitaksite. See on nii palju anonüümne, nagu Slidos vastamine anonüümne olla saab. Mina teie nimesid ja telefoninumbreid, IP-aadresse teada ei saa, kuhugi nad tõenäoliselt ikkagi jäävad. Et kui siit vastate natukene, siis mõne aja pärast vaatan telefoni pealt, et kuidas saal jaotub. Aga ma nüüd panen järgmise slaidi, kui keegi tahab veel QR-i skännida, siis karjuge. Võtsime selle kõik kokku, tegime järeldusi küll nagu mitu lehekülge, aga kui pressinud ühe slaidile kokku, siis tahaks õudselt öelda, et inimestel on suurem kasvav huvi oma andmetega toimuva suhtes, aga me räägime Eesti riigi kontekstis andmete kasutusest. Läbipaistvus on fragmentaarne, kes on andmejälgijad kasutanud, see teab, et seal on väga krüptilised read, mida sealt näha saab. 15 andmekogu või siis nüüd juba 17, mingist 800, mis meie riigis üldse on, ei ole väga ülevaatlik. Madal kontekstualiseeritus, jällegi, et me saame midagi teada meie andmete kasutuse kohta, mida see tähendab, ei tea. Inimene väga kontrollida seda ei saa, mis riigi kontekstis mõnes mõttes on okei, aga mõnes mõttes ikka tahaks nagu rohkem natukene teada, eriti kriitilisemaid asju. Inimeste huvi ja võimekus varieerub ja pigem see kõik nagu paneb inimese passiivsesse rolli.
kommunikatsioon inimese ja riigi vahel andmete teemal on suhteliselt ühesuunaline. Asjad niiviisi toimuvad, väga keeruline on välja uurida midagi detailsemat selle kohta. Pakkisime selle kõik kokku 3 asja. Mis meil tellitud oli? Digimina kontseptsioon, digimina prototüüp, ehk siis olemasolevate asjade põhjalt, kuidas saaks kontseptsiooni pakkida mingisuguseks toimivaks, nähtavaks, näputatavaks lahenduseks ja teekaart, et kuidas me Eesti e-riigis võiksime selle kontseptsiooni realiseerimise poole liikuda, mis on suhteliselt suur asi. Ja enne kui ma kontseptsiooni kiirelt tutvustan, siis ma ütlen, et siin saalis viibijate hulgas on küll 54% teadlikke ja kriitilisi kontrollijaid, süsteemi usaldavaid delegeerijaid 38% ja passiivseid kõrvaltvaatajaid 8%. Natuke hakkavad liikuma. Aga suurusjärgud on umbes samaks, eks ju. Neid, kes tunnevad, et peaks rohkem teadma, on kõige suurem rühm. Need, kes tunnevad, et päris mugav on ja ei taha rohkem selle teemaga pingutada, on keskmise suurusega rühm. Ja need, kes tunnevad, et see pole väga minu teema või praegu täna mitte, need on kõige väiksem rühm, et valideeritud. Mis me kokku pakkisime kõige selle pinge põhjal oli siis selline kontseptsioon, et inimese digimina peaks olema, võiks olla selline demokraatlik institutsioon, mille tuumaks on inimese enda vastutus endaga seotud andmete eest. Miks see siis nii oluline on? Aga sellepärast, et meil on põhiseaduses öeldud, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas. Ja kui me tahame ehitada andmepõhist ühiskonda, siis selleks, et see rahvas suudaks seda kõrgemat võimu kanda, on vaja saada aru, mis meie andmetega toimub. Suur osa andmetest on meie isikuandmed. Nii et julgeks öelda, et oma andmete kontrollimine, mis nendega tehakse, on sama oluline andmepõhis ühiskonnas kui valimas käimine. Eks ju? Valid, kes sind esindab, või valid, mis andmetega tehakse. Mõlemad hästi olulised nähtused. Ja vaadates, et mis puudu on või mis võimalused on, pakkisime selle digimina, et kuidas see peaks väljenduma 3 põhimõttesse, mis on täna juba mingil määral olemas, aga mida tuleb edasi taguda. Läbipaistvus terviklikult meie andmete ja nende kasutamise kohta. Dialoog, et saaks rohkem riigi käest küsida, saaks rohkem aru, et mis pagan nende andmetega toimub. Ja suurem kontroll seal, kus on võimalik. Ja tahaks loota, tahaks uskuda, on põhjust uskuda, nähes, et huvi järjest suureneb. Küsitluse tegime aastavahetusel, 45% ütles, et on oluline. Täna siin pool aastat hiljem juba 56% ütleb, et see on hästi oluline teema. Eks ju, hullult tõuseb. Kui me juurutame oma riigis põhimõtet, et inimesel on läbipaistvus andmete suhtes, ta käib neid kontrollimas, ta hakkab neid vaikselt mõistma, ta saab aru, mis selle väärtus on, siis sellest teadlikkusest kasvab suurem motivatsioon oma andmete suhtes. Sellega koos vastutus, et minu andmed mõjutavad midagi minu elus, meie riigi korralduses. Sellest kasvab see, et mina oma andmetega olen selle andmepõhise ühiskonna aktiivne osapool, mitte andmesubjekt, keda tuleb kaitsta kuidagi passiivselt. Ja tahaks loota, et kui me riigis rakendame seda, siis see hakkab ootused andmete läbipaistvuse ja kontrolli suhtes hakkavad valguma ka erasektori poole, et need ootused laienevad ka erasektorile. Andmete kontroll muutub harjumuseks, areneb mugavusest vastutuseks ja agentsuseks. Ja nõnda teostab inimene oma digimina kaudu andmepõhis ühiskonnas andmevastutust, kodaniku vastutust. Sest et nii lihtsalt on, võib-olla. Ja see paketi kokku prototüüpi. Mul on praegu siin ees täpselt nii palju aega, nagu see prototüübi video on. Paneme video käima. See näeb see on vibe code'itud. Tegime 2 prototüüpi. Üks on selline, kus on lippude ja viledega 3 lõviga ja sinise värviga Eesti e-stiilis. Aga seda õudselt raske teha,
sest et seal on väga palju pisikesi juppe, mida kokku tõsta, et olemasolevat kasutada. Nii et tegime oma UX inimese töö kergendamiseks ka prototüübi. Tellijale meeldis vibe-code'itud prototüüp rohkem kui Eesti värvides prototüüp. Sest et siia sai paremini lihtsalt ära pakitud kõik selle, mis vaja. Kõik need 3 põhimõtted. Palun panen korraks pausile, sest ma rääkisin praegu siit üle. Põhimõtted on siis sellised, et näete siin üleval servas 4 erinevat vaadet minu andmetele. Andmed kui sellised, võid vist jälle rullima panna. Andmete kasutus, teenused ja sündmused. Eks kompaktselt kokku pakitud andmed, palju kompaktsemad, kui te praegu nüüd Eesti ees näete, mõistlik panna ka, et kas nad on korras, midagi on puudu, midagi on ebatäpne, et saaks seda täpsustada. Iga andmete kategooria kohta on näha juba natukene, kuidas neid kasutatud on mingisuguste teenuste raames. Siin retsepti pikendamine on niisugune läbiv teenus. Ja kõige laiemas kontekstis, kuidas need meie elu suuremas pildis paigutavad. Ehk siis, et kus on meil nagu kõige loogilisem vaade, et teenused, nende all andmed meie elus, et kuidas neid siis mõtestada kõige kergem oleks. Ja näiteks, kui me siit vaatame tervise andmete alt, ma usun seda, kuidas meie retsepti pikendamine toimus, siis selle all olid 3 mingisugust osateenust, siin tervishoiuse osutamine ja iga selle andmete töötlemise toimingu juures me saame vaadata mingit inimkeelset selgitust, inimest, kes neid andmeid kasutas, saame esitada vaide seal väikses nurgas, ehk saame riigiga suhestuma hakata toot, kas see ikka oli see, mis ma tahtsin. Me näeme siin, et teenuste all on seesama retsepti pikendamine antud mõtestatuma aegreana, et midagi toimus, midagi on tehtud, midagi on veel tulevikus ootamas ja see paistab siin samas sündmuste all siis natuke suurema aegreana meie elu suuremas pildis samamoodi välja. Vaatame, kuhu me siit edasi liigume. Mul tundub, et me peaksime lapse sündi korraks siin silmitsema. Päris kindel ei ole. Et ehk siis, et see kontekst näha oma andmete kasutamist mingisugusest sellisest võimalikult suures pildis, kus on meie jaoks sisuliselt tähenduslikud sündmused, aitab nagu suhestuda nendega paremini, on meie hüpotees. Et kui meil on sündmus lapse sünd, siis me näeme sellist kompleksset kirjed selle kohta, mis teenused sellega on seotud, mis kohustused, mis võimalused sellega on seotud, missuguseid andmeid juba on selle sündmusega seoses analüüsitud. Ja eks teenused, mida kasutada, on siin allpool scrollisime, olid juba näha asjad, mis meil juba jooksevad, aga kui me lubame natuke rohkem riigil oma andmeid analüüsida, ennast profileerida, siis me saame saada ka pakkumisi asjade kohta, mida me ise ei oleks osanud tahta, näiteks küttekollete uuendamise toetus. Kommunikatsiooni suhtes õudselt oli huvi ikkagi juurutada, pakendada siia ka robotiabi. Täna me ei saa seda õnneks või kahjuks isikuandmete kallale lasta, aga prototüüpi pakitud sai, et kui on keerukad nähtused, siis robot võib vastata korduvatele küsimustele või originaalsetele küsimustele. Selles samas kohas kontekstuaalselt korraldada seda, et kui palju me üldse soovime selliseid teavitusi oma võimalike teenuste kohta. Ja selles esimese andmete plokis siis terve pikk jada andmete volitamise kontrolli, andmete pärandamise kontrolli, andmete nõusoleku kohta kontrolli, mis on ka täna juba realiseeritud, eks ju. Iga antud nõusoleku kohta jällegi konteksti sees võimalik vaadata, et kuidas selle nõusoleku alusel täna on andmeid kasutatud. Andmete väärindamine, eks ju, Pere Sihtkapital küsib teie käest, kas tahate uuringusse tulla, kas soovite pärast tulemusi kuulda saada, saate klikata, vajadusel ka siis maha klikata. Iga andmekategooria juures on väiksed vaide esitamise või andmete parandamise võimalused, need jooksevad ühte kohta kokku, võiksid joosta. Andmetöötluse teavitus, et kui palju te tahate andmete kohta infot saada. Andmelekked. Riigi kätte tegelikult jookseb infot Eesti-siseselt andmelekete kohta, kui see on teie isikukood küljes, miks mitte selle kohta kuvada infot siin keskkonnas. Ja see ülevaatus rangelt, tugevalt soovitasime, et võiks olla regulaarne. Miks regulaarne? Siis tekib harjumus oma andmetega suhestuda.
tekib, see muutub nagu hügieeni osaks, nagu hambapesu, nagu tuludeklaratsiooni esitamine on meil hügieeni osa, mis kõigile nii õudselt meeldib. Mis kommi siia külge panna on omaette küsimus, aga kahtlemata neid leiab. Ja jäin jutuga maha, aga siin on veel terve suhtluse plokk, koondab kokku kõik need asjad, mis me andmete kohta teada tahame või teada saame, ja andmete kontekstualiseerimise plokk, et mis väärtust meie andmed, see on lihtsalt näidisõnas, mis väärtust meie andmed meie kohta meile endale, teistele anda võiks, et siin on nagu lõpmatult võimalusi pakendada häid näiteid selle kohta, kuidas Statistikaamet, Tervise Arengu Instituut, ministeeriumid saavad meie andmeid kasutada selleks, et oleks lõbus ja tore. Nii, mulle tundub, et veel jah, täpselt on jäänud teekaart. Teekaart seisnes siis selles, et meil on Eesti e-riik juba olemas, meil on seal läbipaistvus ja kontroll inimese jaoks mingil määral olemas andmejälge, andmenõusoleku teenuse mõttes. Selleks, et realiseerida seda suuremat visiooni, kus inimesel oleks rohkem läbipaistvust, rohkem kontrolli ja et selle pinnale hakkaks kasvama mingisugune kultuuri ja hügieenikiht. Selle ehitamiseks kirjutasime 60 lehekülge erinevaid hankeid, mida teha, mis nägib välja umbes sellise teekaardina, kus suuremad hanked on jaehobud ja väiksemad, keskmised on kassid ja väiksemad on kärbsed. 10 aasta jooksul mööda sellist teekaarti käies me jõuame selle visioonini, mis paar slaidi edasi vormistatud sai. Ja lõpuks võiks lihtsalt küsida teilt ja igaks võib omaette mõelda, et milleks siis see digimina ikkagi, kas on meile siis nii väga vajalik? Kas inimest on vaja üldse asjadesse segada? Lasta teda siia andmeid kontrollima või mingit tahteavaldusi kirjutama või pärima liiga palju, et mis siin nüüd toimus, et kas see on ikka nagu vajalik ja nii edasi. Või saaks kuidagi lihtsamini teha. Mis toob meid tagasi selle juurde, kus ma siin veerand tundi tagasi lasin teile kätt tõsta, et kas tegemist on relevantse probleemiga, mida me siin lahendame. Ja kui keegi soovib küsida või arvamust avaldada, siis praegu on selleks, mul tundub, et veel mõni minut aega, ma ei tea, mida see punane -02 tähendab siin. Unustasin. See tähendab seda, et aeg on üle. Ja nüüd peaks hakkama sireenid, ma veel ei kuule. Ma arvan, me võime jätkata, saad veel ära lõpetada. Me kõik kuulsime, et sireenid käivad, töötavad, meil on palju kergem täna õhtul olla. Et meie lapsed ei peaks neid kunagi ootamatult kuulma. Ja, kas on kommentaare või küsimusi? Sest et minu järgmine slaid on aitäh selle eest, et sireenid olid ainult test. Mul on üks küsimus küll. Mind jäi natuke häirima see, et kui sa näitasid seda 3 plokki, 45%, 38% ja mis seal oli 20%, eks ju, ja siis kommenteerisid 45%-ga plokki ja ka ütlesid, et valdavalt olid seal kriitilised siis andmete osas naisterahvad ja vist vanemad inimesed. 40, ma splittisin valimi julmalt 45 pealt, nooremad ja vanemad 45. Ja minu küsimus nüüd tegelikult on see, et kas me peaksime olema mures sellepärast, et noori tegelikult ei huvita, kuidas nende andmetega ümber käiakse, või pigem on see noorte puhul see, et neil ei ole veel seda teadlikkust ja kogemust. Et kas siis see probleem tuleb meile läheb suuremaks ajas või me jääme ka alati sinna, me ütlemegi, noori tegelikult see ei huvita. Sest noored võivad mõelda niimoodi, et kui Apple teab minu andmeid, Microsoft teab minu andmeid, riik teab ka, las siis kasutab. No üks vastus on muidugi see, et ma lihtsalt tegin nagu valimi pooleks. Tegelikult seal on väga palju noori on ka selles nii-öelda vanemate rühmas sees, et see oli ainult trend, et sinna sattus natukene rohkem vanemaid, et midagi öelda selle profiili kohta. Teine vastus on see, et tegemist on abstraktse teemaga ja selles hetkes täna siin, kus see on relevantne teema, aga mitte kõige kriitilisem teema, siis igal teemal on elukaares oma aeg ja mõnede keerukamate asjade aeg jõuab kätte siis, kui oleb mingisuguse tiiru juba peale teinud, siis need muutuvad oluliseks. Et ma ei imesta, et praegu
osadele noorematele inimestele võib-olla see teema ei ole nii oluline. Teistpidi jällegi on väga tundlikke noori, kelle jaoks see on super oluline, kelle jaoks privaatsus on oluline. Nii et siin kerge on minna nagu selle profileerimise õnge. Ehk siis sa tegelikult hoiduksid sellest? Alati on ju niiviisi, et kes ikka hoiduksid sellest, alati on niiviisi, et rühmasisesed erinevused on suuremad kui rühmade vahelised erinevused. Kõik, kes on arvutanud midagi inimeste kohta, et teavad seda. Kas meil saalist on küsimusi? Kui on, palun käega märku anda. Kas meil saalist on vastuseid? Jaa, sa olidki teistmoodi kastist välja, et sa mitte ei öelnud, et küsimusi, vaid panid ise küsimused teele. Nii, kes tahaks vastata küsimustele? Tule, aitame teda, kui sa paneksid ta tagasi sinna, kus need küsimused sul olid. Küsimused. Just. Nii, mis küsimused meil on? Lihtsalt relevantsus. Meil on minut on aega. Nii, milleks meile digimina? Kas keegi teab vastust? Kas keegi on kuulnud tulevikust, et me räägime siis digiteesikutest, kes hakkavad teie päringut tegema, kes hakkavad teie andmed kasutama? Ehk siis kõik see andmete nõusoleku teema, tegelikult see tuleb järjest olulisemaks veel ja veel. Et täna ma ütleks, on selline algus kogu selle teekonnal. Kas meil keegi tahaks vastata viimasel küsimusel, kas saaks lihtsamini? Et kui meil praegu see stsenaarium, mida mina siin pakun, mis sai ministeeriumile lükatud aruandesse, mille nad enam-vähem vastu võtsid, nad on vastu võtnud, aga pole veel kinnitanud. Ma kinnitan teile. Et see, mis sinna sai, see stsenaarium tegelikult oli, et peame pöörama rohkem tähelepanu, peame liikuma selles suunas, et inimene ise jälgib rohkem, võtab rohkem vastutust oma andmete eest. Lihtsam oleks see, et ei pea. Et ärge muretsege, riik teeb kõike õigesti, teeb kõike hästi. Et kumb teile sobiks rohkem? Ma siis võtan selle küsimuse poole enda peale, et see mõttekäik, mis minule kokku jookseb, on seda pidi, et ühelt poolt, kui me anname inimesele need andmed kätte, siis tegelikult toob juurde riigile hoopis suuremat vastutuskoormust. Sest riik saab ka teada, mida ta kõike peab kaitsma. Ja tekib see tervik, ehk et kodaniku vaatest riik on üks. Ja kõik need erinevad asutused, kus need inimese digitaalsed andmed on, need kodaniku vaatest on ikkagi ainult üks riik. Aga tegelikult nende kaitsmisega ja nende haldamisega tegelevad ju neid asutusi, ma ei tea, palju kokku saite. Andmekogusid on ümmarguselt 1000 ringis, aga omanikke neil on muidugi õnneks vähem. Et ühesõnaga mina näen hoopis kogu seda probleemide pundart mitte selle inimese vaatest, vaid hoopis selle tervikliku pildi kokkujoonistamise vaates selle teise poolega, kes peab seda hakkama vastutama ka selle eest, kuidas neid andmeid hoitakse, kus neid hoitakse ja kes neid hoiab. No õnneks riigi kontekstis meil on see, et riik ei tee kunagi midagi, mida ei oleks seadustes ette nähtud. Et kogu andmetöötlus, mis riik teeb, on seaduslik ja sellepärast see tegelikult ei ole see stsenaarium, et me saaksime andmed anda inimese kätte ja riik peab tema käest hakkama neid kuidagi küsima, et iga kord midagi teha tahab, sest et kodanikena me tegutseme seadusruumis, mida riik on loonud, mille üks osa on see, et riik kogub andmed ja töötleb neid. Et seda vastutust me riigi käest inimesele tõsta ei saa, see oleks liiga kontseptuaalne muutus. Küll aga see, et me saame inimesele anda võimalus neid andmeid kasutada igal pool mujal, mis meil täna on andmenõusoleku teenusega väikestes ühikutes olemas, peamiselt maksu, aga ka osaliselt võib-olla terviseandmete osas. Et seal on väga suured riskid, et mida see inimene teeb nende andmetega, aga mina julgeksin väita just, et on küll riskid, aga mitte enam riigi jaoks, võib-olla ühiskonna jaoks, kui inimesel tekib rohkem võimalust oma andmeid kasutada. Aga mis see alternatiiv oleks, eks ju? Et ei saa inimest lõpmatuseni kaitsta. Ja teine küsimus, mis mul pähe jookseb, on niipidi, et kas saaks lihtsamini, ehk et kas selline digitaalne mina aitab riigil teha minu suhtes paremaid otsuseid.
kas need andmed, mis riigil on juba olemas, nagu ma ka oma ettekandes rääkisin, et kas neid on võimalik taaskasutada nii, et minu elu läheks lihtsamaks? No jällegi vastus on osaliselt sama, et riik täna ja homme ja ülehomme teeb asju, mis on seadustes kirjas. Ja neid asju ta teeb ilma meie käest üle küsimata, sündisid siia, siis arvesta sellega, et seadusi järgitakse, eks ole. Aga ka siin sellesse prototüüpi sai pakitud asju, et kui riik pakub näiteks sellist võimekust, kas ise otse või mõne eraettevõtte kaudu, et kui tuua mitmest kohast andmed kokku ja siis on võimalik sulle pakkuda võib-olla suuremat väärtust kui see, mis seaduse alusel, näiteks too kokku oma tervise ja sissetulekute ja mingid pereandmed, siis meil ei ole selle asemel, et hakata tegema seadusi, mis loovad uue teenuse ja uue andmekogu, et riik sulle seda pakuks. Võib-olla ütleme, et inimene ise vastutab, meil on selline eraettevõte, kes tahab sellist teenust pakkuda, tõmbame need andmed erinevatest kohtadest kokku inimese nõusoleku alusel ja siis saate seda suuremat väärtust. Ja täna see põhimõtteliselt toimib ja niiviisi, et tahate saada finantsteenust, siis annate pangale nõusolekut, et Maksuamet võib neile näidata teie tuludeklaratsiooni andmeid, maksuandmeid. Ja jumalast fine ju. Aga nüüd ma sekkun, ütlen aega läbi. See on võimatu. Ma jälgisin väga täpselt seda. Aitäh sulle! Aitäh!